väike kommentaar siis lisaks ka, et nende filmidele, filmi ideedele, mis praeguseks hetkeks on välja valitud ja nimed on ju ka avalikuks tehtud. Et kui tsiteerida, siis võib-olla kõigepealt Charlie Chaplinit, kes ütles, et üheks lühikeseks filmiks ei olegi ju enamat palju vaja kui üks pesupali ja sinna sisse üks väike laps. Ja siis on juba ju väga põnev vaadata, et mis see laps seal selles pesupalis tegema hakkab. Ja loomulikult, kui tahate, siis lõpuks joob see laps selle pesuveega filmi lõpuks siis ära. No see oli nüüd tegelikult konkreetselt üks näide sellest ühest esitatud filmi ideest ja selle esitaja oli näiteks Jaan Tootsen. Et ja Tootsen juba tuntud nimi ka. Nüüd võib muidugi lisada veel juurde, seal oli teisigi väga mõnusalt tuntud nimesid, näituseks Jaak Kilmi või dokumentalistikas Meelis Muhu, Ave Taavet on animatsioonis, Katrin Tegova mängufilme teinud ja nii edasi. Et ühesõnaga tegijaid oli siis noori nii-öelda just BFM-i siis lõpetamas tudengeid või just lõpetanud. Nii et oodata võib nendest 15 lühiideest, ma arvan, väga säravaid filme, sest ma kujutan ette, et kui Meelis Muhu läheb vene õigeusu pappidega taeva alla, siis neid tingimusi siis arvestades, kus me praegu nii-öelda piiratud situatsioonis oleme ja lennuki pealt õiglust ja halastust ja rahu ja vendlust meile kõigile kaela ikooniga valatakse, siis see võib olla ju päris põnev, sest ta on teistpidi ka väga absurdne situatsioon. No vaatame, need filmid, esialgu need filmi ideed olid juba niivõrd kaasakiskuvad ja väga-väga tahaks loota, et need on selles mõttes isegi natukene huvitavamad kui minul siin sellise kepi otsa torgatud telefoniga tehtud lihtsalt üks sõnaklipik. Olge mõnust!